Head vaatajad, täna jagan ma teiega oma mõtteid, mis puudutavad üht meie ühiskonna usu ja südametunnistuse valupunkti. Räägin nimelt abordist, valikutest ja inimelu väärtusest. See ei ole kerge teema ja sellepärast ei räägi ma siin kohtumõistjana, vaid räägin kurbusega, sest see teema puudutab paljusid Eesti inimesi väga valusalt ja lähedalt. Kristlikust ja piibelikust vaatepunktist lähtudes on ju elu püha. Ja püha pole mitte ainult see elu, mida me juba näeme ja puudutame, vaid ka see, mis alles tärkab. Süda, mis hakkab ema üsas lööma, pole lihtsalt bioloogiline tõsiasi, vaid sellesse on peidetud ka Jumala loov hingus. Piibel ütleb 139. psalmis väga selgelt: sina valmistasid mu neerud, sa kudusid mind mu ema ihus, sinu silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatus olid kirjas kõik päevad, mis olid määratud enne, kui neist ainuski polnud. Tähendab, juba enne meie sündimist oleme me juba Jumala juures arvel. Enne kui me hakkasime mõtlema, rääkima ja otsuseid langetama, olime juba loojast armastatud. Prohvet Jeremiia kaudu ütleb Jumal: enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind ja enne kui sa ema üsast välja tulid, pühitsesin ma sind. Nõnda siis peame ütlema, et Jumalal on juba enne meie sündi meie jaoks plaan. Tähendab, et inimese väärtus ei sõltu tema võimest olla kasulik, ilus, produktiivne või soovitud. Me ei muutu väärtuslikuks sünni, diplomi saamisel või siis ühiskondliku hierarhia tippu jõudmise hetkel. Inimese väärtus ei põhine tema arengutasemel või võimel ennast häälekalt kuuldavaks muuta. See põhineb Jumala armastusel, Jumala tahtel ja plaanil. Me oleme väärtuslikud, sest oleme loodud Jumala näolistena. Sellepärast, kui me räägime abordist, siis me ei räägi lihtsalt inimese kehast, valikutest ja õigustest. Me räägime elust. Me räägime inimelust, mis on alustanud ema üsas oma unikaalset teekonda. Geneetiliselt võttes peame ütlema, et viljastumise silmapilgust alates on meil tegemist liigile omase ainulaadse elu algusega. Viljastatud munarakk erineb algusest peale teistest munarakkudest. Niisiis inimelu algushetk peitub viljastumise aktijärgses ajas. Kuigi teadus jõudis nende teadmisteni alles hiljuti. Ernst von Baer kirjeldas viljastumist alles 1827. aastal. Sellest hoolimata on piibel seda juba ammu öelnud, et algusest peale on meil tegemist konkreetse isikuga. Näiteks Luuka evangeeliumis räägitakse Risti Johannese emast Elisabetist, kes tundis lapse, mitte lootemassi ega potentsiaalse elu, rõõmust hüplemist oma ihus, kui Maarja teda tervitas. See laps reageeris Jumala poja kohalolekule, kes samuti oli alles varjatuna oma ema ihus. Apostel Paulus ütleb, et Jumal valis ja kutsus teda ema ihust alates. Nõnda siis on loote kui inimelu eitamine nii teaduslikult kui piibelikult igati põhjendamatu. Eetilisest seisukohast vaadelduna on meil abordi puhul tegemist kaitsetu ja süütu
inimelu ettekavatsetud hukkamisega. See on ühemõtteliselt 5. käsu, sa ei tohi tappa, rikkumine. See ei ole ainult kristliku eetika järeldus. See järeldus ja seisukoht on arusaadavad ka mittekristlastele. Kas nad siis arvestavad Hippokratese vannet või lähtuvad mõnest suurest religioossest traditsioonist nagu judaism, islam, hinduism või budism. Õigus elule on aluseks ka kõigile teistele inimõigustele. Eestis legaliseeriti abort 1956. aastal ja sellest alates on hävitatud kindlalt üle 500 000 elu. Ja just seal asuvad ka tänase rahvastikukriisi juured. Ühiskondlik arvamus, liberaalne abordiseadus ning kasuahne ja elumugavustele suunatud elulaad on viinud meid praegusesse rahvastiku vananemise olukorda. Abordi põhjused on sageli seotud madala sissetuleku, tööpuuduse, korteriprobleemide, majandusliku või poliitilise ebakindlusega, kuid süütu elu kõrvaldamine ei saa olla aktsepteeritud viis sotsiaalsete probleemide lahendamiseks. Selleks on vaja sotsiaalseid ja ühiskondlikke muutusi. Nagu juba alguses ütlesin, on abort äärmiselt keeruline teema. Abort on midagi, mis jääb tegijale ja tehtavale eluks ajaks hinge peale. Kahjud võivad olla kehalised, hingelised, vaimsed, aga need jäljed jäävad. Tõsi on olukordi, kus seistakse silmitsi pealtnäha võimatute valikutega. Mida teha siis, kui ema elu on ohus? Kui tegemist on ilmselt sügava puudega lootega? Mida teha siis, kui rasedus on vägistamise tagajärg? Mul ei ole kõigile nendele küsimustele vastuseid. Iga olukord on ju ka unikaalne. Aga ka piibel ei räägi ju maailmast, kus valu ja raskeid küsimusi ei ole. Isegi Jeesus nutis teatud olukordades. Kuid just selle tõttu tuleb meil rääkida tõtt ja teha seda armastuses. Abordi küsimus ei ole ainult meditsiiniline ja poliitiline, vaid eelkõige vaimne. See on meie südame küsimus, millele saab lõpliku vastuse anda ainult see, kes seisab oma probleemidega looja palge ees. Aga meie teised, kuidas on meiega? Me ei saa olla elu eest võitlejad ainult enne sündi. Me peame olema elu pooldajad alati ja kõigis olukordades. Jeesus ütleb, mida te iganes olete teinud ühele neist mu vähimatest vendadest, seda te olete teinud mulle. See tähendab, kui me seisame sündimata laste eest, seisame Kristuse eest. Kui me toetame noori emasi, kes ei tea, kuidas edasi elada, me toetame Kristust. Kui me kuulame katkise südamega inimest, kes kunagi tegi abordi, ka siis esindame me Kristust. Kui noor naine seisab silmitsi soovimatu rasedusega, siis ta ei vaja meie hukkamõistu, vaid ta vajab meie nõuannet ja ka kogudust, kus teda respekteeritakse. Ta vajab inimesi, kes on valmis istuma tema kõrvale, hoidma ta kätt ja aitama teda mõista, et ta pole üksi ja elul, mis temas kasvab, on tähendus. Samuti on tulevasel emal endalgi väärtus, mis ei kao. Me peame olema inimesed, kelle armastus on suurem kui hirm. Abordi küsimus ei ole ainult moraali küsimus, see on usu ja julguse küsimus. Kas me oleme valmis armastama elu, kes on alles algamas? Armastama seda, kes veel ei saa rääkida? Kas me oleme valmis armastama ka ema, kes võib-olla häbeneb, põgeneb
või vaikib. Piibel ütleb selgelt, ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali siis elu, et sina ja su järglased võiksid elada. See on kirjas 5. Moosese raamatu 30. peatükis 19. salmis. Niisiis meie ülesanne on valida elu, mitte ainult füüsiline elu, vaid ka elu täis lootust, toetust, vastutust ja armastust. See ei tähenda lihtsaid vastuseid, aga see tähendab, et me seisame elu poolel, mitte vaenulikul, vaid lootusrikkal poolel, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Kristlikust seisukohast lähtudes tuleb neisse, kes on raskustesse sattunud, suhtuda alastuse ja kaastundega. Ja seda isegi siis, kui nad on eksinud Jumala käsu ja iseenda parimate tõeks pidamiste vastu. Just siin on kohane meenutada 1. Johannese kirja 1. peatükk 9. salmi. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kogu ülekohtust. Hea vaataja, elu ei ole ju alati mustvalge, kuid tõde on tõde ja tõde teeb vabaks. Vastavalt surmakultuurile, nagu aborti on nimetatud, on mitte ainult elu alustamine, mitte ainult selle elu austamine ka, vaid ka lootuse, kaastunde ja andestuse kuulutamine väga tähtsad. Kui kaalul on elu, ei tohi me vaikida. Meie süda ei tohi kibistuda. Kõnelgu meie sõnad ja teod sellest, et Jeesus ei tulnud mitte hukka mõistma, vaid päästma. Ja sellepärast palugi Issand, et meist saaksid elu kandjad ja kaitsjad. Kohtumiseni.